snakes on this motherfucking plane! Kõige turvalisem on lennukis istuda tavaklassis. See on midagi, mida oleks hea teada juba lennukipiletit ostes. Kõige suurema tõenäosusega hukkuvad õnnetuses lennuki eesotsas istujad. Tavaliselt paikneb seal esimene klass, mis muutus just palju vähem glamuurseks. Seda teooriat testisid praktikas ka dokumentaali The Crash tegijad. Nimelt varustasid nad Boeing 727 kaamerate ning purunevate luudega nukkudega ning kukutasid lennuki otse Mehhiko kõrbesse. Vaesed nukud. Tuleb välja, et ellujäämisprotsenti tõstab ka see, kui istuda mõnest varuväljapääsust maksimaalselt paari rea kaugusel. Kindlasti ei ole hirm allakukkumise ees enamikele lennureisijatele võõras, sest vahepeal võib raputada ikka nii korralikult, et seest päris kõhedaks kisub. Turbulentsi ajal kukub lennuk vaid mõne meetri. See võib tunduda põhjatu kuristikuna või sadade meetrite vaba langemisena, kuid tõsist turbulentsi, mida ka piloodid pelgavad, on kogenud vaid üksikud. Tõsiseks peetakse seda, mille käigus liigub lennuk alla üles 30 meetrit. Tavalisel liinilennul kogetu on nagu umbes 7-10 meetrit. Filmidest nähtud kangelane, kes lennuki maa peale toob, ei olegi ulme. What am I forgetting? Who cares? Just fly the plane! Head reisijad, sihtkohas ootab meid soe päikseline ilm, aga kas pardal leidub kedagi, kes lennata oskaks? Ehk mida teha olukorras, kui piloodid surevad? Sellisest juba end leida ei sooviks. Tegelikult ei olegi filmidest tuttavad stseenid, kus suvaline reisija kõik tervelt maa peale toob midagi ulmefilmide klassist. Nimelt on moodsad lennukid varustatud nii autopiloodi kui ka seadmetega, mis selle ise maa peale toovad ja veel pidurdavad ka. Samuti on auto maandumise süsteemid ka paljudel lennujaamadel, kuid lennuki maa peale toomine on mõnel korral probleemiks ka kogenud lenduritele. You got any ideas? Actually, no. Hädamaandumised ei ole midagi erilist. Did you read me? We need to land in the city. I am sorry, Larry. My shift is ending. Eelmise aasta suvel avaldatud numbritest selgub tõsiasi, et ainuüksi Londoni Heathrow lennuväljal toimub nädalas umbes 1 hädamaandumine. 2013. aastal oli neid 40, 2012. 54, 5 aasta jooksul aga 266. Hädamaandumised ei ole võõrad ka Tallinna lennujaamale. Viimati panin treeninglennul olnud Smartlinksi lennuki hädamaandumine lennujaama tundideks kinni. Õnneks pardal reisijaid ei olnud ja kõik lõppes õnnelikult. Loodetavasti ei ole hädamaandumiste taga aga väsinud piloodid. Piloodid jäävad nimelt tukkuma. How can anybody sleep like that? Tuleb välja, et lendamine ei mõju uinutavalt ainult reisijatele. Mõned aastad tagasi hakati Suurbritannias lähemalt vaatama pilootide töötundide arvu. Selle valguses tuli välja ka Briti pilootide ühingu uuring, mille järgi on kokpitis magama jäänud peaaegu pooled pilootidest. Olgu kiidetud autopiloot. Lennukitoidu halval maitsel on hea põhjus. Suurtel kõrgustel ei tööta maitsemeeled korralikult, sest vähene õhuniiskus ja kõrge rõhk mõjutavad maitsete tundmist. See on ka põhjuseks, miks lennufirmad pakuvad tihti väga vürtsikaid karrisid või ülesoojatud hautiseid. Lihtsalt selleks, et toidul mingigi maitse oleks. Lennufirmad, mis soovivad menüüd vahetada, katsetavad seda tavaliselt mitte maa peal, vaid just õhus. Mõned lennufirmad paigaldavad maa peale isegi suletud köögid, mis peaks matkima 10 000 meetri kõrgusel paiknevat. Vanim ikka veel tööd tegev lennuk on 48 aastat vana. NASA planeerib Marsi koloniseerimist, Elon Musk saatis kosmosesse Tesla, kuid vanima reisilennuki jõud ei rauge. 1970. aastal ehitatud Boeing 737-200 veedab vanaduspõlve väikeses Airfasti nime kandvas Indoneesia firmas ning teenindab sealseid siselende. Õnneks on see Eestist ikka päris kaugel.